Tere hommikust, varajased televaatajad. On füüsikaminutite aeg ja täna me räägime kitarrist. Ja häbi teil olgu küsida, mis pistmist on ühel kitarril füüsikutega. Sest kui te olete ära vaadanud mõnedki meie hommikustest televisiooni eksperimentidest, siis peaks teil olema väga selge, et füüsika see on kõikjal meie ümber. Ammugi siis kitarris, millel on küljes sellised toredad keeled, millel on kõlakast ja näiteks mingisugune must kast siin, pisikene, mis võtab selle signaali siit ja saadab mööda juhtmeid kuulajateni. Näiteks siis täna hommikul teieni. Aga täna on selle aasta viimane televisioon. Ja kuigi ma arvan, et iga kingsepp võiks jääda oma liistude juurde, kasutama seda kitarri täna täiesti siipäraselt. Ja laulan teile ühe laulu. Laulu nimi on Sputnikute Nääriöö. Selle sõnad pärinevad suuremalt jaolt Helmi Jürissoni samanimilisest lasteraamatust ja see on kui üks tore mõistujutt, millest räägitakse väga paljudest asjadest. Teaduse tegemisest, füüsikast, aga ka nendest eksperimentidest, mida me hommikuti siin teinud oleme. Kuulake. Kuskil kõrgel ligikuud kurvalt sõutsid sputnikud. Üks ildasel taevateil oma hiigel helipsil. Saatsid aina teateid, päikseteateid, äikseteateid, õhuteateid, rõhuteateid, siis veel õhurõhuteateid, mõeldes, kas me siis ei vääri, et ka meil võiks olla näärid. Küll olen võimas maa, võiks terve maailma maa peatada. Kuu käib kõrgelt ülevalt, kuid meie peale ta ka sealt ei saa. Künkal seisis tähetorn, üksikunine ja morn. Nääriöösel onuploom oli valve astronoom. Sputnikutel said teateid, päikseteateid, äikseteateid, õhuteateid, rõhuteateid, siis veel õhurõhuteateid. Äkki katkes tuttav toon, ehmus üles onuploom. Küll olen võimas maa, võiks terve maailma maa peantada. Kuu käib kõrgelt ülevalt, kuid meie peale ta ka seal ei saa. Keeras nuppe onuploom, meie tuntud astronoom. Keeras nuppe, kruttis terveid nupugruppe. Ikka ilma tuum, lausa lumm, selge lumm. Kes neil sputnikut küll neelas, kes neil piiksumise keelas. Äkki keset tumma vaikust hakkas kostma näärilaulu. Küll olen võimas maa, võiks terve maailma maa peatada. Kuu käib kõrgelt ülevalt, kuid meie peale ta ka sealt ei saa. Tähetornis onuploomil, meie tuntud astronoomil, töötasid kõik nupugrupid, kuumasid kõiki juhtmejupid, aga teateid vastu võttes oli onuploom nii mõttes ning ta kirjutas siis töö Sputnikute Nääriöö. Aitäh, Kaido. Ma olen peaaegu 100% kindel, et meie füüsikaminutite populaarsus praegu veel rohkem tõusis, kui ta... Nii, teil on nüüd pool aastat füüsika-aastast selja taga, Kaido. Kuidas läinud on siiamaani? Läinud on täitsa hästi. Arvan, et ega paremini väga palju ei olekski saanud, sest kõik need asjad, mis ma olen ette võtnud, on ka käima läinud. Sealhulgas siis ka need televisiooni hommikused eksperimendid. Palju te tagasisidet nende televisiooni hommikuste eksperimentide kohta olete saanud, et te olete sellise lemmiku ka saanud välja sõeluda? Kui sa mõtled lemmikut meie esinejate hulgas, siis meil on üks lemmik. Tema nimi on Alar Ainla, kellest räägitakse ja kui me oleme sattunud Viljandisse teadusbussiga sõitma, siis meie käest küsitakse, et kas see patsipoiss ka tuleb. Ja seekord ma pidin kurvalt vastama, et ei, seekord ei tule. Aga teised meie noored on täpselt sama tublid tegelikult.
No, see hooaeg Terevisioonis sai nüüd ühele poole. Mis edasi plaanite? Edasi on niimoodi, et nüüd me puhkame. Me puhkame suvel ja siis tuleb sügis. Sügisel me hakkame selle asjaga uuesti pihta. Sest kuna kõik vastukajad, mis me saanud oleme, on olnud positiivsed, siis miks mitte? Meile meeldib see ka, eriti siis, kui see jälle läbi on. Ja samas stiilis jätkate? Arvan küll, ligikaudu samas stiilis. Et seal võib tulla mingisuguseid muutusi, ma ei tea näiteks midagi kellaaegadest veel, aga kõik ülejäänud on umbes samasugune. Aitäh ja soovime siis ka füüsikutele ilusat suve. Teilegi. Nii et kõik füüsikasõbrad jätte ootama sügist, siis näeb uuesti Terevisioonis füüsikakatseid, praegu aga muusika ning seejärel juba uudised.